Tervist! Kuna me juba põllumajandusse läksime, et siis kujutame ette endale ühte sellist talupidamist, kus on üks traktor. Ja ehkki see traktor ei leia sellist 100% kasutamist, on meil traktoriga seotud kogu aeg pidev mingi kulu, millest me ei saa loobuda. Kuid kui nüüd kõrvaltalus näiteks kõrvaltalu traktor ei jõua kõrvaltalu töid enam ära teha, siis tekib meil selline olukord, kus me peaksime enda traktori muutma kuluartiklist tuluartikliks. Ja meil on täna olemas 1 miljardi euro väärtuses traktorit, tervishoiuteenuste traktorit. Ja see tähendab 1 miljardi euro väärtuses infrastruktuuri, personali, oskusteavet. Ja seda valdkonnas, mis tänu, krooniliste haiguste kasvule, tänu vananevale elanikkonnale näitab üle kogu maailma pidevat tõusutrendi. Ja me võime öelda seda, et täna meie infrastruktuur ja meditsiini tase on täiesti võrreldav, järjest rohkem võrreldav meie põhjamaiste naaberriikidega. Me teame, et meie personal on väga oodatud Skandinaavia riikidesse tööle. See tähendab seda, et meil on olemas suur tööstusharu, mis on suure kasvupotentsiaaliga, unikaalne, kuid mida me täna absoluutselt ei kasuta kasvumootorina. Võiks küsida, et kas meil on siis endalgi ressurssi piisavalt. Kui me vaatame seda graafikut, siis Euroopa Liiduga ühinemisest alates saadik on Eestis taodelnud välismaal tööle minemiseks tõendid 2643 tervishoiuteenuse töötajad. Mina usun, et nad oleksid pigem tahtnud elada ja töötada Eestis. Me räägime täna väikehaiglate sulgemisest sellepärast, et meil ei ole patsiente, mida sinna panna. Et kui me näiteks kogunesime kokku Medicine Estonia klastriga, kuhu kuuluvad Eesti suurimad haiglad teenusosutajad, siis seal strateegia arengus me leidsime, et Eestis on umbes 5% kasutamatu ressurssi tervishoiuteenuste valdkonnas. 5% ressurssi, kui me võtame selle miljardist, see võrdub umbes 50 miljoni potentsiaalse käibega kohe täna. Kui me lisame siia juurde natukene investeeringuid ja sellist meditsiinisektori kaasajastamisest tulenevat efektiivsuse kasvu, siis me ütleme, et see iga-aastane käibekasvu võimalus on 60-75 miljonit eurot kohe. 5 aastaga 300 miljonit. Muidugi võiks küsida, kellele me teenuseid siis müüme. See ei ole ka mingisugune raketiteadus enam, et KPMG andmetel järgmise 7 aastaga meditsiiniturismi valdkonna kasv on rohkem kui 3 korda. Käesoleva aasta algusest hakkas kehtima Euroopa Liidu direktiiv, mis on patsiendi vaba liikumise direktiiv. See tähendab seda, et teistest riikidest võivad tulla patsiendid meie juurde, saada ravi, minna tagasi ja saada siis sellest kompenseeritud oma riigis. Ja me oleme esimese 2 kuuga näinud seda, et Skandinaaviast tulnud patsientide arv on mitmekordistunud. Täna töötab Medicine Estonia klaster selles suunas, et tuua siia patsiente Venemaalt, Ukrainast ja me näeme, kus tulevad delegatsioonid sealsete haiglate, agentide esindajatega ja tõesti tahavad teha koostööd meiega. Mis siis edasi saab? Minu arvates meil on olemas unikaalne eelis, meil on efektiivne taristu, meil on kõrgtasemel tippspetsialistid ja me saame aru naabrite keelest ja kultuurist. Me oleme lisaks veel paindlikud, efektiivsed, innovaatilised ja selle tõttu me peaksime Eestit propageerima kui personaalse meditsiiniriiki. Ja personaalse all ma ei mõtle siin geenivaramut, ma mõtlen pigem selliseid uudseid ja edukaid valdkondi näiteks nagu siirdemeditsiin, rakuravi, regeneratiivne meditsiin, telemeditsiin, e-tervise lahendused. Ja neid lahendusi suudab pakkuda ainult paindlik, väike, efektiivne ja innovaatiline meditsiinisüsteem ja selles osas ma olen täiesti veendunud, et Eestis on meil see esmaklassiline. Nii et minu ettepanek on see, et me lõpetaksime, ütleme, et me ei vaataks oma seda meditsiiniteenuste miljardi eurost traktorit mitte kui kuluartiklit, vaid rakendaksime ta pigem siis majanduskasvu vankri ette. Aitäh siis kuulamast!